Kindel mees saate 3. hooaja viimane saade, mis on erakordselt ägeda külalisega. Ma ütleksin isegi, et mees nagu orkester, muusik, dirigent, elu avastaja, võib-olla isegi elu õppija, nagu ta ise on öelnud. Tere tulemast, Kristjan Järvi. Aitäh, Raivo. Kas sulle võiks tegelikult öelda ka seda, et sa oled kuidagi Eesti esindaja maailmas? No see on üks asi, mida võib mind kutsuda, aga nii nagu me kõik oleme. Me oleme kõik Eesti esindajad maailmas ja ma arvan, et mingil moel keegi rohkem, keegi vähem, eks ole, aga me kõik esindame ühte mõtteviisi ja ühte kultuuri ja ühte arusaamist, taipamist maailmast, mis on väga ainulaadne. Ja ma olen nagu seda mitte ainult oma missiooniks võtnud, aga tegelikult ma arvan, et see on nii äge, et kuidas mitte seda jagada maailmaga. Sul on hästi selline äge elu tegelikult olnud, et sa ju esimesed 7 aastat elasid ju Eestis ja siis kolisid Ameerikasse üldse. Kuidas kas sa mäletad seda nagu lapsepõlve ka ja mis on nagu eredamad mälestused üldse? Sa oled maininud, et niisugused kihtid kohad olid seal. No tead, minu see lapsepõlv on jah, nagu jaotatud täitsa nagu lapsena siin ja Ameerikas olekuga, siis teismeline see osa on juba Ameerikas, mis põhiliselt on mind tekitanud taoliseks, nagu ma olen, eks ole, võib-olla minu see avameelsus ja lahtisus ja see nagu niisugune käitumisviis võib-olla on natukene ameerikalik, eks ole. Mitte tüüpiline eestlane. Ja, no näiteks ma olin hiljuti, jäin lennukist maha, mitte et ma oleks tahtnud jääda lennukist maha, aga ma olen seda ka teinud. aga lihtsalt minu see esimene lennuk saabus nii hilja, et see järgmine lennuk läks ära, et ma istusin seal Helsingis natukene aega ja siis kuulasin, et eestlased räägivad seal kuskil minu taga ja siis ma nagu lähvitasin endalt, siis kuule eestlased ja temad, siis ta ütles, et kuule, see ei ole väga eestlaslik, eks ole. Eestlased tavaliselt niimoodi teesklevad, tead, et need ei tea sind ja niimoodi isegi nagu vaatavad eemale, aga minu arust, et seda võikski nagu natukene muuta, eks ole. Et tunda seda õhkust ja rõõmu ja nagu äratandmis seda kohta, et jube äge, et teised sinu hõimlased, eks ole, on siin samas, eks ole, siis nagu sellest, et mina olen Ameerikas just tundnud seda, et kui ma väikselt sinna saabusin, et noh, eriti siit tulles, mis on Eesti, eks ole, ikka sinu perekond on Eesti, eks ole, sinu kõige lähedasemad inimesed on tegelikult need, kellega sina läbi käid ja räägid ja saad kõik terve sinu maailma arusaamise, et põhiliselt, kui ma ära läksin, siis mul ei olnud niisugust tunnet, et nagu ma läksin kuskile ära. Ma ikka, see Eesti tuli kaasa minuga. ja kõik need väliseestlased, need olid ka nagu minu perekonnaliikmed, eks ole, siis kui ma nüüd tagasi tulin, ma sain ka niisuguse, noh, ma jätkan seda samat taipamist, et sina oled ju põhiliselt minu perekonnaliige, et kõik need eestlased, kes elavad siin, on ka nagu omad inimesed, eks ole. Ja kuna meid on nii vähe ja noh, meil on nii vinge nagu ütleme koda inimesi, kes on noh, igatpidi need peavad nagu ise, mitte ise olema, eks ole, need ei pea, siin on väga vähe niisugusi, vähemalt minu ringkonnas niisugusi kaasa lohisejad, eks ole, siin on ikka niisugune tegijaid rohkem, eks ole. Ja mul on olnud niisugune tunne, et on vaja tähistada seda ja kuidagi moodi nagu me oleme samas meeskonnas, eks ole, me ei ole niisugust tunnet, et nagu
et nagu ameeriklasega sa ei ole nagu hei, kuule ameeriklane, ei, tead, ikka eestlastega on niimoodi, et nagu tead, ikka oma paiss, eks ole. Ja ma arvan, et see tuleb sellest just, et meid võeti nii soojalt vastu Ameerikas, just eriti kõik need väliseestlast sellel ajal, kes arvasid, et Eesti on üks paratamatu unistust, ei ole nagu olemas niisugust asja nagu Eestit, et Eesti elas meie iseenda sees, eks ole, meie ühiskonnas, meie keeles, meie koosluses, meie koos viibimises tegelikult ikka kõik vabastasid Eestit. ja kui see juhtus, siis oli nagu oota, kas on päris või? See on nagu keegi ei ootanud seda, see oli nagu täielikult nagu šokk. Sellepärast, et isa ütles mulle, et ma küsin lapsena, et kuule, millal me Eestisse tagasi sõidame, ta ütles, siis kui Eesti pommi saab, tead umbes niimoodi. Aga otseses mõttes tähendab ka siis, kui ta niimoodi maa tasa tehtakse, tead. Või kui ta ise kuidagi moodi ennast kuidagi plahvatusviisel niimoodi üles püstitab, eks ole, et see lootus oli väga-väga väike, et üldse me istuks siin, räägiksime niisugust juttu vabas Eestis ja see ongi nagu üks väga huvitav koht ajaloos olla sündinud tegelikult, olla siin põhiliselt 7,5 eluaastat ja siis minna ära, saada kõik selle kogemuse kätte, mis on see välismaa ja siis tulla tagasi ja näha tegelikult seda geniaalset armsust, seda õrnust, seda asja, mis on isegi, vaata, kõik see isekus, mis on Ameerikas, on nii palju tugevam, kui see on siin. Et mina, kui ma tulin siia tagasi 10 aastat tagasi umbes, kui ma hakkasin niimoodi kompama seda, tead, et ma siia tagasi tulen elama. Ja see juhtus muidugi ainult naise pärast, kui mul ei oleks nii geniaalset naist, nagu mul on praegu, eks ole, ma ei oleks siin ka. Aga tegelikult, kui ma teda kohtas, ma ei saanud aru, et tegelikult millesse ma armusin, ei olnud see naine. See oli tegelikult see kultuur. See oli see suhtumine, see oli see terve, see soojus, see terve hoolitsus tegelikult. Ja seda minu endistes kogemustes ei ole olnud. Tähendab, ma olen olnud küll teiste naistega ja abiellunud isegi 2 korda, aga terve see mentaliteet on väga teistsugune. Seal ei ole seda ütleme, ilma tingimusteta armastust, eks ole. Siin kuidagi ma tunnen seda, et siin tead, kui naine võtab sind sissi, siis ta tõesti võtab sind sissi. ja ma tunnen, et see on üks eestlaste omadustest, aga me varjame seda übedalt, et me ei taha nagu näidata seda haavatuskohta. Ja väike vahelepõige, kallid kuulajad. Mul on rõõm tutvustada meie saate uut hooaja toetajat, Contamo. Tegemist on ettevõttega, mis on pühendunud keha ja vaimu tasakaalu saavutamisele läbi teaduspõhiste ja looduslike tervisetoodete. Üks nende populaarsemaid brände on RNA ja nende põhitoode, pikaiooniline magneesium, on tõeline elumuutja. Tänu sellele üliheale imendumisvõimele olen seda ise ka kasutanud pea pool aastat ning tunnen, et palju rahulikumana ja meil on palju selgem. Ma soovitan ainult seda, mida ma ise olen proovinud ja usaldan. Kui sa soovid ka rohkem Contamo kohta teada, siis mine nende lehele, kasuta koodi kindelmees10, et saada ostud 10% soodustus. Contamo.ee. Terves kehas, terve vaim. Tahtsingi sinna jõuda, et sa nagu oled pikalt nagu eemal olnud ja täna mainisime ka, et eestlane kuidagi nagu tõsine ja ütlebki, ta ei julge see haavatav olla. Kuidas sa see kõrvalt vaadates üldse näed, et miks me sellised oleme? Et kas need on ikkagi kõik see, mis meist on üle käinud, on muutunud meid selliseks siis
või kuidas sina seda näed, sest tegelikult eestlane ise võib-olla ei tunnegi, et ta nii avatud oleks ja nii tingimusteta armastuses, aga kui sa oled ise pikalt eemale elanud, siis sa võib-olla näed teistmoodi seda kõike. No asi on selles, et me tähendab esimene see vastus eestlase poolt on alati ei, eks ole. Seal ei ole niisugust seal ei ole niisugust, et kuule tead tule ja ma annan, eks ole. Ei, see on ikka väga hoitud ja hoitud sellepärast, et meid on lihtsalt väga palju kuidagi piitsutatud igat pidi. Orjastatud? No lihtsalt ajalugu ongi niisugune, mis on nagu me ei saa nagu ise olla, eks ole. Ainult nüüd viimased 30 aastat kuidagi moodi me oleme nagu jalule saanud ja tegelikult nüüd hakkab see tõeline Eesti loomine peale. Tähendab, meil ei ole niisugust olukorda olnud, kus meil on oma tuba, oma luba olnud üldse ajaloos, eks ole. Me alles kuidagi siis, kui see riigi tegemine oli moes, eks ole, 20. sajandi alguses, siis kõik iseseisvusid, eks ole, selle igasugustest impeeriumitest ja siis me tegime seda ka. Ja see oli kuidagi pooleldi õnnestunud värk niimoodi, tead, et nagu saime nagu natukene seda maitsta, aga siis see võeti ära kohe. Ja siiamaani tegelikult on see üks väga habras koht meie olevuses, sellepärast et me ei usu sellesse päris, et me tegelikult oleme keegi. Ja ma arvan, et see on kõige olulisem praegu asi teadvustada ja üksteisele lihtsalt tunnustada seda kohta, et kuule, meie mõtteviis, taipamine, olevus, tegelikult see on üks asi, mis on üks tunne ja kuidas me tajume seda ja jagame seda, see on väga-väga oluline. Me peame sellest rääkima, me peame sellest uhkust tundma, me peame jagama oma kogemusi, miks seal on mingisugune alaväärsuse, mingisugune moment, sellepärast me tuleme sellest samast padast, eks ole, kus kõik see meie idanaaber, eks ole, mis need ikka keevad selles supi sees, mis tegelikult ei lase nendele iseendast tegelikult iseennast ületada. Ja see ületamismoment on niisugune väga kartev koht, eks ole, tähendab, me tahame pidevalt kontrollis olla, eks ole, kuidagi moodi kontrollis, aga mida me kontrollime? Mis seal on, tähendab, kas me elame kellegi teise jaoks? Kas me elame siis mingisuguse suurema, mingisuguse parema, targema, mingisuguse õpetuse järgi, mis pidevalt meid tahtakse kuidagi panna mingisugusesse väiksusesse, kus me tegelikult käitume väiklaselt, kus me oleme kadedad ja niimoodi tead, proovime lihtsalt, ütleme, ellu jääda. Ja see vibratsioon, mis on see kõige madalam vibratsioon, hoiab meid vangis tegelikult olla need ägedad, kes me tegelikult oleme. ja kõige suurem näide sellest vangistusest ongi venelased tegelikult. Ma ei taha eriti nagu nende vastu ega poolt midagi öelda, aga lihtsalt teadvustada, et me tuleme ka sellest samast vangist. Ja see vang ei ole süsteemi vang, see on üks mõtteviisi vangla, mis on läbi aegade hoidnud tegelikult tervet inimkonda mingisuguses lootuses, mingisuguses paremas kohast, mis on paradiis peale surmaded. Aga tegelikult see paradiis on siin. Ja kui me seda ei teadvusta endale, et kuule, tead,
Raivo, sina oled minu peegel ja mina olen sinu peegel ja jube äge, kuidas me tantsime seda tantsu siin ja kuidas me laulame seda laulu üksteisele iga päev. Siis nagu inimesed saavad teise arusaama, et kuule, ma saan olla vaba. Tema räägib niisugust juttu, tema on juba nagu särav, mingisugune olend, miks mina ka ei saa särada. Ja kui me oleme maarahvas ja me oleme targad, eks ole, kes oskab seda pilti lugeda, milles me oleme, siis kõik vastused on seal ja lihtsalt tule sellest olmelisest igapäevasest asjast välja, mis tegelikult on nii igav ja nii olmeline tegelikult ja hakka selleks loomekodaks, kelleks sina oled tegelikult mõeldud esialgselt, kui sa ennast siia loosi, kui sa ennast siia lõid, eks ole, siis mingisugune energeetika lõi sind siia, eks ole. Sina oled mitte mingisugune piisk, aga sa oled tervik sellest tervikust, eks ole. Sa võid ennast selleks piisaks tegelikult mõelda ja öelda, et kuule, ja ma olen see väike piisk, aga piisk millest? Sellest tervikust ikka. Ja kui sa oled piisk sellest tervikust, siis sa oledki tervik, eks ole. See on sinu otsus, kui sa tahad olla väike või suur. ja see on nagu see üldine filosoofia, mille järgi ma elan ja ma ei oleks hoopis selle filosoofiaga nii päri, kui ma ei näeks teisi inimesi, kes ka elavad selle järgi ja kõige rohkem ma olen näinud neid inimesi siin Eestis, mis on nagu geniaalne ja sina oled üks nendest tegelikult ja kõik see arusaamine on mulle alles hiljuti tulnud. Ma olen alati otsinud igasuguseid tulnukaid ja tead, et miks sa alati küsin seda küsimust, mis on see pagana värk, mida me kutsume eluks, eks ole, aga see on täpselt see, mida sa arvad, et ta on. Et kui sa arvad, et ta on üks niisugune olmeline vang, siis ta on täpselt see ja kui sa arvad, et see on mingisugune geniaalne võimalust koda, tead, kus üks asi ületab teist, eks ole, siis ta on täpselt see ja usk ongi meie kõige suurem kas või abistaja või takistaja, eks ole, ja umbes nii nagu meie vanemad on, eks ole. ja sealt hakkabki pihta see terve vool ja mul on niisugused vanemad olnud, kes on ühel pool on nagu väga niisugune ma ei taha öelda lihtsalt minu ema kohta midagi halba, aga põhiliselt tema on see distsipliini hoidja meie perekonnas olnud. Ja ma väga tänan teda selle eest, aga samas kui mul ei oleks taolist isad, kes balansseeriks seda distsipliini selle asjaga, mis on endast olemine ja endast üleolek, eks ole, kus sa ei hoi ainult sellest nagu tead tubliduses kinni, aga lihtsalt oled sellest tublidusest üle. Aga sa tead, et see tublidus on nagu kuskil seal tagaplaanil ka olemas, eks ole. Siis ta hoiab nagu sind joones, aga samas ta ei hoia sind vangis, eks ole. Et see on nagu, see annab vormi sellele asjal, nagu keha annab sulle vormi olla siin ja tajuda seda tervet värki, aga samas sa ei ole ainult see keha. Sa oled terve see värk. Kuidas sul see ärkamine üldse toimus? See tegelikult ju, see ei ole ju kogu aeg selline olnud, eks? Absoluutselt mitte. Et su varasem elu oli pigem ikkagi teistsugune. See on üks geniaalne areng olnud ja see areng on olnud väga
noh, ütleme oma naha peal tuntud igat pidi. Kogemustega. Ja ma ei saaks öelda, et ma kahetsen üldse, keegi ei peaks mitte midagi kahetsema, sellepärast, et seal on põhjused, miks inimesed isegi, kes on igasugusi häid asju teinud ja ka halbu asju teinud, mis vajavad mõlemaid neid asju, et saada edasi oma teekonnas. Seal ei ole niisugust asja nagu vastu olemine asjadele, mis on lihtsalt vastu olemine. Seal on mingisugune instinktiivne, mingisugune arusaamine, et kartus, eks ole, kartus. Ma ei tea, miks ma olen asjale vastu, aga nagu midagi ei käivitu. Aga siis sa saad aru, et kuule, see ei olnud võib-olla nagu see kartus, et ma ei saa olla nagu need teised, kes teevad seda, mida mina tahaksin ka teha. Aga tegelikult just mingisugune asi, mis nagu hoidis sind eemal sellest samastusest. Ja näiteks ma, nii nagu on igasugused need kooli igasugused need lahedad klatšid, eks ole, ja ma ei sobinud väga sinna lahedasse punti. Ja siis, kui ma noor olin, sellepärast, et ma nagu, see nagu ei tõmbanud, ma ei olnud nagu nii ekstravagantne võib-olla, nagu need teised, kes on nagu, et alati olid nagu niimoodi suured ja lahedad ja rääkisid ja niimoodi ja tead, ei sellest, et ma arvasin, et kuule, kas ei ole nagu, kas on näitlemine või kas on, hiljem ma sain aru, et nagu niimoodi võib ka, eks ole, ma võin selle rolli võtta ja näidelda ja siis niimoodi ka ropendada ja kuidagi niimoodi olla see, kes on asjadest üle, aga tegelikult ma sain nüüd hiljuti aru, et see on kõik üks kaitse. See on üks kaitse millegile, mis tegelikult on üle antud juba vanemate poolt, kes isa või ema kõik käituvad niimoodi, sa võtad neid omadusi üle täpselt nii, nagu me võtame ühiskonnana oma omadusi üle näiteks oma nende vallutajate poolt, eks ole, kes on andnud meile eeskuju. Meil on väga tugev Eestis nagu niisugune tunne olla kas või sakslaste moodi, eks ole, kes on nagu tunduvalt paremad kui venelased, eks ole, või isegi parem kui sakslane on võib-olla Ameerika või inglaste moodi, kuidagi moodi, aga ikka nagu mitte eestlaste moodi, eks ole. Ja tegelikult täpselt sama värk juhtub koolis, eks ole. See ei ole enda moodi, sellepärast, et sa tahad kõiki teiste moodi, et kui sa oled seal, siis sa ei ole kunagi siin, eks ole. Ja võt see arusaamine toimus mul ainult siis, kui ma tagasi Eestis olin. Ma tundsin seda, aga ma ei saanud aru, ma ei saanud sõnadesse panna. Ja sellepärast me kõik tegelikult otsime olla keegi teine senini, kui me saame aru, et me tegelikult võime olla täpselt nii, nagu me oleme. Ja tegelikult see iseenda olemine on see kõige geniaalsem olemine, sellepärast, et niikuinii sa oled oma kogemuste nagu tulemus. Aga kui sa saad kuidagi seda niimoodi nii nagu kõige parem mingisugune distilleeritud jook, eks ole, kui sa saad selle
selle enda tuumiku kuidagi moodi kätte, siis hakka sealt seda nagu arendama, kasvatama, saada selle usalduse, mitte enesekindlus just, väga paljud inimesed ütlevad, aga ma olen nagu isegi selle kindel mees, eks ole, et me tahame olla kindlad. Kindlus tuleb tegelikult mitte läbi selle, et sa laad endale kindlust ja siis sa elad selle kindluse sees, lõpuks oled nii kindel, et sa ei saa sellest enda kindlusest ka välja. Ja aga tegelikult see on usaldus lihtsalt, usaldus teha vigu, usaldus öelda inimestele, et kuule teah, et ma ei tea, ma lihtsalt tunnetan võib-olla teistmoodi, seda ma ei lähe vooluga kaasa, eks ole. Seda on väga raske teha näiteks meie süsteemides, näiteks eriti poliitilises süsteemides, majandlikes süsteemides. Me ei saa nagu öelda, et kuule tead, ma ei tunne seda, ma ei lähe sellega kaasa, sest et see surve on nii suur, et kui sa ei lähe ka, siis heidetakse välja, et kuule, mis sa ei ole meeskonna mängija, eks ole. Not a team player. Jube hea on olla mitte team player, sellepärast, et siis sa oled iseseisev. Siis tegelikult siis sa saad hakata tekitama oma voolu, eks ole. Ja võib-olla see on just vastu voolu minek, inimesed arvavad, kuule tead, et see mees on hull senini, kui kõik tahavad sinuga olla. ja sellepärast, et see mitte vastu panema, aga lihtsalt see eristumine tegelikult on nii ahvatlev kõikidel, sellest need tahavad ka olla erilised ja vot selles ongi asi, et me oleme kõik erilised. Tähendab, mina ei saa sina kunagi olla, eks ole, sina ei saa mina kunagi olla, aga tegelikult me saame üksteisele anda seda innustust, et juba äge, et sina oled ainult sina. Ja see on tegelikult see koht, mis jubedalt imponeerib. Kui sa võtad ära nagu enda puhul nagu ära absoluutselt kõik rollid, üldse elus, kes oled olnud, mänginud siin elumängus mingeid rolle, kõik need kihid võtad maha. Kuidas sa näed, kes sa siis oled? Tead, see on üks niisugune see on üks väga huvitav küsimus, sellepärast, et see puhtuse koht on lõpuks endale tunnistamine, et sa oled terves värk, mida sa näed sinu ees. Sa tegelikult lihtsalt võtad vastu seda, et kõik see, mis toimub maailmas, tähendab kõik. See, et me istume siin praegu, see, et mul olid need telefonikõned, see, et Trump paneb ühel päeval mingisugust tariifid peale, siis järgmine päev võtab ära, eks ole. Et sa üldse, et linnud lendavad sellel momendil, sellel kohal, kus sina oled, et sa märkad neid asju, et see timer ütleb peale 1-0-2-0-0, eks ole. Kõik need asjad oled sina ja ilma selleta, et sa oleks inimene, kes on eriala või mingisugune teadmine või üldse, see on natuke niisugune budalik olek, eks ole, kus sa tegelikult lihtsalt oled see pealtvaataja. Sa vaatad läbi silmade. Ja sa tajud. Tegelikult kõige olulisem moment selle avastuseks on minu jaoks olnud meditatsioon. Kui sa lähed lihtsalt
sa ei ole ainult see vaikus, aga sa oled kõik need asjad, mis toimuvad selle vaikuse sees ka. Ja võib-olla sa ei ole üldse vaikses toas, aga see on ka kõik, mis sina oled, eks ole. Ja tegelikult, kui sa hakkad niimoodi vaatama ja eraldud absoluutselt tervest sellest pildist ja samas sa oled tervikpilt ja sa ei ole see Kristjan Järvi ja sa ei ole see Raivo, eks ole. Sa oled lihtsalt see igaviku ajatu ruum, mis on alati nüüd. Vot see on see päris sina. Kas seda võiks ka nimetada puhtaks teaduseks näiteks? Täielikult. Mõne jaoks on see Jumal, mõne jaoks puhas teadus. Ja põhiliselt see on see koht, millest minu üks kõige suuremaid eeskujusi näiteks Arvo Pärt, meie killuke seda Eesti taipamist, mis on tegelikult maailma läinud ja inspireerinud nii palju inimesi oma lihtsuses, oma vaikuses, oma puhtuses. Wow. See on see vägi. See on see vägi. Ja kui sa saad sellest aru, siis sa saad aru, mis on Eesti. See on nii võimas. See on nii võimas. Tead, me võime kõik niimoodi patsutada endale õla peale, öelda, kui palju me oleme saavutanud ja kui geniaalselt me oleme, aga tegelikult me ei tea mitte midagi. Kui sa julged tunnistada seda. Ja meil ei ole vajagi teada mitte midagi. Selles ongi see kõige geniaalsem aspekt, et tegelikult kuhu me kõik jookseme? Kuhu me kiirustame? Kuhu me lähme? Ja kui sa saad aru, et sa oled juba tükk aega tagasi juba saabunud sinna, kus sa pidid saabuma tegelikult. Ja nüüd hakkab üks teine arusaamine sinu iseendas. Siis vaata, niisugused mehed nagu ka Louis Kahn, näiteks arhitekt, tunnustatud üle maailma visionääriks. Kõige suurem arhitektuuri preemia ongi Louis Kahni preemia. Saaremaa väike tegelane, eks ole, et kasvas üles sealt, et ja eluaegselt ta kandis seda mingisugust tunnet kaasa, eks ole. Kus kohast see tunne tuleb? See tuleb tegelikult loodusest, see tuleb sellest pildist, mida mina, sa küsisid, mis on sinu mälestused Eestist. Minu mälestused Eestist, kui ma väike olen Kadriorg, Kääriku, Pärnu, Kirbu jõgi, Muhumaa, eks ole, tähendab, kõik ikka need on mingisugused momendid, kus ma nagu tajusin midagi, mis ei ole üldse nagu, ütleme, selles olmelises maailmas üldse tähtis. Need on need asjad, mis Louis Kahn ka võttis kaasa ja võttis sinna Ameerikasse ja läbi oma selle tunnetuse ta otsis seda lõpmatust, eks ole, seda pidevat voogu, mis on alati nüüd. Ja kui me saaksime seda teadvustada üksteisele, et tegelikult see värk, mis on mitte 2 sekundit enne ja mitte 2 sekundit peale, aga mis on nüüd, eks ole, mitte minna kuskile oma mõtetega, kuskile probleemidesse, mis ei eksisteeri. Sellepärast, et need impulsid ja lained on nii tugevad, need on palju tugevamad, kui me arvame. Kui me hakkame omandama seda müra ja hakkame seda sorteerima, et me oleme müra sorteerijad, et hakkame nüüd korda, siis me lähme rohkem sinna kontrolli sisse, eks ole. Lase
see müra on juba head, las kisavad ja keravad sealt. ja leia see puhtuse koht iseendas. Ja see on üks geniaalne koht, tähendab, mul on nii hea meel, et sa küsisid seda küsimust, sellepärast, et sa tõid mind tagasi tegelikult sellesse kohta. Ja see meditatsiooni küsimus on, vaata, ma hiljuti nägin, kuidas, kes oli see režissöör, see, kes Twin Peaksi tegi, see hiljuti suri ära Ameerika üks filmirežissöör, läks mul praegu meelest ära, aga ta ütles, et kui tema kuulis meditatsioonist ja niisugustest asjadest vanasti, see oli mingisugune sõna lihtsalt, see ei tähendanud talle midagi, see oli nagu midagi, mis ei resoneerunud, see oli midagi niisugust nagu voodoo, tead, mis jama see on, tead, meditatsioon. Senini, kui ta hakkas mediteerima. ja põhiliselt see on üks võimas asi, sellepärast, et tegelikult meditatsioon ei ole niisugune asi, see ei ole ainult see. Sa võid lihtsalt selles jutuhoos tegelikult leida selle meditatsiooni momendi. Et sa tõesti ole kohal. Ja minu arusaamine Eestis tegelikult ongi see, et kui me oleme tõeliselt truud selle põlisrahva põlele, mis me tegelikult peaksime olema, siis meie omadused ongi need, mis tulevad sellest nimest, mida me kanname, Eesti, eks ole, mis tuleb sellest Aestist, mis on Rooma maakaartide peal, mis tuleb sellest sõnast esteetika, mis tegelikult tähendab, et me loome seda värki kõik iseendast. Et kui mina lähen kuskile, mina toon selle ilma sinna, mis mina kanna iseenda sees. Ja see ei ole ainult ilm, seal on kõik. See on absoluutselt 100% kõik. Seal on kõik loovused, seal on kõik läbikukkumised, seal on kõik õnned ja rõõmud ja kõik kõige suuremad võidud ja kõik on seal sees. See on sinu valik. Ära ole kõigutatud sellest mürast. Ja see müra tegelikult on meie kõige suurem väljakutse. Kuidas ületada seda müra iseendas. Ja see on see kohalolu. Et kui me tõesti nagu oleksime endale toeks selles missioonis tekitada kohalolu üksteisele, siis meie ühiskond ja mida me tahaksime, oleks hoopis teistsugune. Inimesed võtaksid siis meie eest eeskuju, et tahaksid olla meie moodi. Need vaataksid, me pean nagu, kuule, mida sa täna hommikul võtsid, ma tahan ka midagi taolist. Kas sa tead, kus kohast saada? Eks ole? See on see minu jaoks, see on Eesti. Minu jaoks see ongi see kõige ägedam Eesti taipen, mis on mitte heaolu, aga kohalolu. See heaolu on materiaalne mingisugune saamatus. Kuidas me kõik niimoodi lihtsalt taletseme enda selles vaevas ja kuidas seda vaeva leevendada. Tegelikult elu ei ole vaev. Elu on niisugune seiklust, et paremat seiklust ei ole olemast. Ja ära võtta asju isiklikult, sellepärast, et see ei juhtu sinuga. See tegelikult juhtub sinu jaoks. Kõik see värk juhtub sinu jaoks. Lihtsalt muuda perspektiivi. Sina oled see ülim jumal, kes tegelikult loob seda tervet värki. Ära olla see väike niisugune, ole see äge mees või naine või see lapsemeelne tegelane, kes tegelikult alati tahab teada,
mis on ümber nurga ja ümber selle nurga ka tead ja nii põnev, et vaata, kui me olime väiksed, eks ole, kas me kunagi kartsime, mitte midagi me ei kartnud, eks ole, sest et me ei teadnud karta veel. Ja ma tõesti nagu ütleme, ma soovitaks ja innustaks kõiki, kes on huvitatud, mine, võta siin lennupilet. Ära tee plaane, et lihtsalt mine. Või ära võta lennupilet, võta bussipilet, võta tead rongipilet või üldse ära võta pilet, aga mine uksest välja. Mine metsa. Mine metsa, tead. Aga hakka tegutsema sellepärast, et sina ei ole tegelikult sina ei ole sinu vanus, eks ole, sa oled tegelikult sinu energia ja kui sina säilitad oma energiat, siis sa oled alati noor. Siis sa oled alati võimalustes, mis kannab sind välja. Vaata, minu meelest üks kõige geniaalsemaid filme, mida ma olen viimati näinud, on see Flow. See kassi film, eks ole, lätlased põhiliselt samast voodrist nagu eestlased ikka niimoodi Liivimaa on meie ühenduspunkt ja see kass ongi tegelikult alguses küllaltki kartev, aga siis ta nagu hakkab nägema, et tegelikult ükskõik, mis juhtub, see värk, mis on loodus, kannab sind välja. Ja mina tahan elada, kus see kass elab. Mina tahan elada seal, kus need lapsed elavad, eks ole. Mitte seal, kus need tõsised inimesed elavad, kes teevad tähtsaid asju, eks ole. Ausalt, sellest, et mina ei arva, et Beethoven ja Mozart ja kõik need arvasid, et kuule, ma teen juba tähtsat asja siin. Ja need lihtsalt tegid seda asja, mida need tegid, eks ole. Ja need olid lihtsalt nii loomulik, et me siiamaani tunneme mõnu sellest ja vaatame, et kurat, et kuidas sa saad tegelikult nii loomulik olla? Ma tahan ka. Aga nüüd meil on kuidagi mingisugune auväärsuse kuub tekkinud, et vaata, et see on klassika ja siis, ei, tegelikult need on täpselt samasugused inimesed nagu meie. Ja kirjanikud ja igasugused teadlased, filosoofid, kuidas nüüd hiljuti me saime nüüd mingisugused uued teadmised püramiidide kohta, eks ole, kuidas 2 kilomeetrit veel maa alla läheb mingisugused suured mingisugused odad ja ma ei tea, mis terve värk, see tähendab, et meie terve arusaamine inimkonnast on hoopis vale. See on 100% vale. Et me ei ole niisugused võhikud, nagu me arvame. et kuidagi moodi see õitsemine on alati individuaalne. See valgustusmoment, see koht, mis annab meile selle põnevuse olla. see on ainult üks isiklik, väga isiklik koht, eks ole. Ja kui me saame seda jagada ja edendada läbi ühiskonna, see on ainukene meie ülesanne tegelikult. Sealt tuleb meie terve kooslus, arusaamine iseendast. See on, mida me kutsume kultuuriks, eks ole. Mitte see, mina ei tea üldse, mis see ilukunst on, sellepärast, et see ei ole kultuur minu jaoks. Kultuur on tegelikult see on meie kultuur. Et kuidas me siin räägime põnevatest asjadest ja siis viime need asjad ellu ja siis näitame üks teisele võimalusi. Alati on parem koos kui üksi, aga samas, kui sa ei oska üksi olla, sa ei saa koos olla ka, eks ole. Et näiteks väga paljud
on käinud igasugustel enese avastamis kuskil retkedel seal, ma ei tea, kus kohast, et Baalis või ma ei tea, käivad ennast leidmas. Tegelikult enese leidmise koht on, kui sa ei räägi kellegiga 10 päeva. See on enese leidmise käest. Ja siis, kui sa oled selle koha kätte saanud, siis sa võid sõita ükskõik kuhu sa tahad. ja ma arvan, et seda ma olen nagu ka kogenud. Vaata, ma tegin ükskord niisuguse 10-päevase niisuguse paastu tegin, kus ma jõin vett 10 päeva, eks ole. Põhiliselt olin üksi, natuke rääkisin oma naisega telefoni teelt, kirjutasin muusikat ja tõesti, aga peale 8-9 päeva tegelikult sa saad hoopis teise arusaamise elust, et tegelikult sa toitud tegelikult sellest asjast, mis on see pilt ise, sellest õhust, sellest veest, sellest sensoorsest kõlast, mida sa näed, see on kõik toidab sind. Sa oled tegelikult nii üks sellega. Sa muutud selleks pildiks. Ja see on, ma tõesti soovitan ükskõik kellele, ükskõik kas sa oled suur või väike, tegelikult see ei oma mingisugust vahet, kas sa tahad kaalu natukene kaotada või mitte. Paastumine on üks geniaalne asi. Iseendaga olemine on üks geniaalne asi. Kui sa suudad seda isegi alguses 3 päeva teha, võib-olla 5 päeva, siis natukene hiljem, siis 7 päeva. Sinu keha hakkab toimetama teisiti. Sinu keha on tegelikult sinu kõige suurem fantastiline kosmoselaev, mis keegi saab üldse sulle anda. Ja kes on tekitanud selle keha sinu jaoks? Sina ise. Sina ise oled tekitanud selle kosmoselaeva, millega sa võid minna ükskõik kuhu selles kosmoses. Tegelikult sellepärast, et seal sinu arusaamine üldse lineaarsest ajast muutub. Aega ei eksisteeri enam, sa tegelikult oled niisugune multidimensionaalne olend, eks ole, sa võid tegelikult silmad kinni panna ja tegelikult minna ükskõik kuhu. ja see maakera tegelikult on sinu sees. Kõik planeedid ja päike on sinu sees, kõik terve universum on sinu sees, mitte seal. Ja selles ongi asi, et meil on väga raske tajuda seda, sellepärast, et meile on õpetatud, et Jumal on seal, Jeesus on seal, kõik on seal kuskilt. Ei ole, see on kõik sinu sees. Ja minu meelest see taipamine, et kõik on meie sees ja kuidas me tegelikult väljastame seda, mis on meie sees, see juba muutub reaalsuseks. See on Eesti minu jaoks. See on see maatarkus, see on see asi, mis tegelikult on üks inglise keeles on ancient knowledge, eks ole, see on see iidne taipamine üldse eksistentsist ja ma arvan, et me oleme üks kõige suuremaid hõime üldse, mis eksisteerib veel, kes praktiseerib seda mingil moel. Ma tean, et see on väga niimoodi kuidagi ära nüsitud, aga samas toome selle tagasi. Toome tagasi, tähistame seda, pühitseme seda, oleme, loome üksteise jaoks pidevalt, anname, andume, alistume sellele ideele, eks ole. Ja kuidas me seda tegelikult levitame läbi niisuguste vestluste, kus mina räägin pidevalt ja sina kuuled. Vabandust, aga praegu see tõesti tundub niimoodi. Ma lihtsalt olengi nagu selles, nagu sa mainisid ka sellises meditatiivses olekus ja kohal. Et ma täiesti tajun seda ruumi ja seda sama nagu sa mainidki, et ma tegelikult loon seda ise praeguses hetkes kõike.
ja mul oli varasemalt on samamoodi olnud, et olen rohkem tahtnud nagu ära minna. Siis praegult ma olen just märkama hakanud just selle koha väärtust kohalolus, kus ma päriselt olen. Yeah. Et ei peagi, nagu sa ütlesid ka, et ei pea kuhugi ära minema, vaid pigem just kohale tulema. Ja see, et kui ma kohal ei ole, siis on see võib-olla see ka põhjus, miks ma tahan ära minna. Tahtsin seda küsida sinu käest, et kuidas sina nagu lood üldse nagu ükskõik, kas siis lood muusikat või mida iganes, kas sul tuleb sellise nagu puhanguna või ta pigem nagu vaikselt nagu avaneb siis, et kui sa oled nagu siis vastavas keskkonnas või et see, mida sa tegelikult oled ju siia läbi enda nagu loonud, on ju üliäge ja ma usun, et eks isa on sul ikkagi olnud väga tugev nagu teejuht ja nende geenidega kaasa tulnud, et lihtsalt mu enda pakub huvi, et kuidas sina lood üldse? No tead, kõik need teadlased räägivad, et praegu väga paljud geenid need nagu avanevad ja plõksuvad niimoodi lahti ja kinni ja ütleme aktiveeruvad. Oleneb meie keskkondlike mõjudele, eks ole, kuidas me seda tajume ja kuidas me, mis tasandil me vibreerime. Kõik on energia, eks ole, tähendab, mina olen lihtsalt nagu üks ettekujutus mingisugusest kujundist, mis näeb nagu mina välja, ma ei saa teisiti välja näha, sellepärast, et see on ainult üks variant minust tehtud. See on sarnaseid, kes on sarnase vibraga tegelikult ja need näevad minu moodi ka välja. Ja siis ma küsid, et miks näiteks niisugune inimene näiteks nagu John Travolta näeb minu moodi välja. Ausalt. Sellest, et väga paljud inimesed ütlevad, kuule, sina näed John Travolta moodi välja. Aga ma ütlen, aga miks ta näeb minu moodi välja? See peab küsima aga see on põhjus. Sellepärast, et seal on mingisugused inimtüübid tegelikult, mis juba on nagu tegelikult meie terve olek on juba kodeeritud meie sisse. Ja see on tegelikult meie välimus. Sellepärast inimesed oskavad lugeda nägusi, igas kõik need asjad on tegelikult, see on kõik kood. Me oleme üks suur geneetiline, me kutsume seda geneetiline, aga see ei ole nii, nagu me arvame seda, eks ole. Me oleme üks energiavale, mis tegelikult tõmbab ühte sorti energiat. Kas me seda juba aktiveerime suuremaks või väiksemaks, on meie otsustada. See on üks teadmisala, mis praegu läbi AI ka väga suurelt tegelikult avaneb, sellepärast, et see AI-l ei ole seda inimlikku seda kahtlust, mis ütleb, et ei, see ei saa olla niimoodi. Ei, see ei ole õige. AI lihtsalt vaatab, muidugi see on kõige loogilisem, see on kõige arusaadavam. Ja tegelikult tänu tehisintelligentsile, kellel ei ole seda niisugust kallakut interpreteerida. Tal on lihtsalt nii, nagu asi on, eks ole. Tal ei ole nagu, ta veel on niisuguse õppimise teel ise, eks ole, kus ta kogub seda statistikat ja ta analüüsib, aga kuidas ta analüüsib, on põhiliselt objektiivne. Ta ei ole subjektiivne. Ja ta annab meile tegelikult võimalusi ennast aktiveeruda objektiivselt. Mitte nagu see, kes on juba nagu täisprogramme ja programmeeritud igasugusi neid endiseid teadmisi, mis põhiliselt on nii, nagu ma ütlesin, on alati täpselt nii, nagu sa arvad, sa oled, eks ole. Et kui sa muudad oma arvamust iseendast, siis sa oled see, mis sinu uus arvamus on, aga et seda omandada, see võtab natukene aega, sellepärast mõistus ja ego kardavad seda kohta, mida me ei tea. Ja tegelikult meie kõik need vaevad ja piinad praegu, mis toimuvad maailmas, on
sümptomaatiliselt tegelikult selle arenguga. Et me tahame sellest minevikust kuidagi, mis on hierarhia kinni hoida, aga tegelikult hierarhiat ei ole, seal on ainult struktuur. Ja näiteks planeet Jupiter, eks ole, ei arva, et ta on vägevam kui planeet Maa. Ta on lihtsalt teistsugune vibra. Ja seal on hoopis, kui me vibreeriksime tegelikult sellel tasandil nagu Jupiter, siis me näeksime juba neid olendeid ja värki, mis seal sellel sagedusel, aga me vibreerime ka maa sagedusel, eks ole. Ja täpselt nii nagu terve kõik see värk on erinevad harmoonilised, see on nagu, kui sa mängid ühte kõla, mis ei ole selles obertooni kõlas nendes ülemhelides, siis tegelikult sa ei kuule seda, mis on kohe kõrval, eks ole, sa kuuled ainult nende ülimhelisi, eks ole. Et kui me hakkame juba niimoodi vaatama tervet seda pilti, siis oi, kuule, et tegelikult kõik on elav. See laud on elav, see tool on elav, hakkame nüüd hoopis teistmoodi palju peenemalt seda värki nagu tunnetama ja avame oma meeled, vabastame tegelikult, miks ma üldse seda meelte videovikku teen, eks ole, on terve see idee on, et kui me saame nendest peamistest meeltest natukene niimoodi vabamaks, siis tegelikult me avame iseendas neid tuhandeid veel geniaalseid meeli tegelikult, mis tekitavad meies niisugused tajumiskambri, ütleme, et me hakkame nägema neid olendeid, mida me kutsume mõnikord viirastusteks ja võib-olla kardetavaks asjadeks, mis põhiliselt on meie oma taju, mis nagu selles kinni, eks ole, ta ei lase meil nagu ta hoiab reaalsuses, ütleme, aga tegelikult see reaalsus on ainult see, mis sina ise nagu otsustad iseendale ja mõned need, kes tõesti on selgelt nägijad, need näevad tõesti nendest asjadest läbi, sellepärast, et nendel on esialgu mitte nii sisse pekstud see reaalsus, eks ole, mis peab olema. Ja põhiliselt terve see programmeerimine ongi see meie, reaalsus on see. Kui keegi karjub hommikust õhtuni sulle, et see reaalsus on see, küllap sa hakkad uskuma, et see on see meie reaalsus. Aga tegelikult ma arvan, et kassid, minu jaoks kass on minu kõige suurem šamaan, on minu kass, eks ole. Tuleb siia, vaatab mulle silmi niimoodi, võpsatab niimoodi, mida ta seal tunneb. Ma tean, mida ta seal tunneb, sellest, et kui sa lähed tema selle vibratasandile, siis sa lendad ära. Tegelikult ta on kõik energia, see on kõik ainult energia. Ja seal ei ole niimoodi, et anna mulle toitu ainult siis, kui ma ta toitu eriti ei taha. Ta tahab lihtsalt olla veatud nende hoovuste ja energeetiliste voolude poolt. Ja ta usaldab seda. Ja ta ei taha väga, et keegi käperdaks teda. ja ausalt, me kõik tahame tegelikult täpselt seal olla. Ja kujutad ette, kui me oleksime, siis meil oleks hoopis teistmoodi maailm. Miks egiptlased, see oli sakraal olend, kass. Kass oli kõige võimsam olend üldse, kõikidest. Ja linnud ja kõik need, ma arvan, et see ei ole mingisugune muinasjutt, see on minu jaoks reaalsus. Ja ma arvan, et me oleme nagu päris ligidal sellele samale arusaamisele iidses Eestis. Ja ma arvan, et see on üks kõige vapustavaid kohti, kui me hakkame seda avastama.
see ühtsus, mis on eriti praegu vajalik meile üldse nagu olevusena tekitada, on väga kerge saavutada, kui me anname iseendale selle võimalusel proovida midagi teist, mis ei ole see, mis on meile sisse tubitud tublidusena, olla hea, olla teistele teenindaja, meie terve ühiskond, mitte ainult Eestis, aga ülemaailmselt on programmeeritud olla teenusepakkuja, aga mitte teenija. Vaata, kui Bach kirjutas oma selle iga teose peale, mida ta kirjutas mitte tellimusel, aga lihtsalt sellepärast, et see oli tema kutsumus, see on ta teenis seda pilti, eks ole, ta ei olnud teener, eks ole, nagu kandikuga teener, eks ole, aga ta mõnes mõttes ta oli selle asja teenija, mida ta kutsus Jumalaks. Tegelikult terve see värk on Jumal. See terve asi on Jumal ju. Jumal ei ole mingisugune onuke, kes lõi meid. Tegelikult see on sina, kes loob iga moment, iga hetk seda värki, mis oled see. ja isegi siis 300 aastat tagasi meil on niisugune teine arusaamine sellest. Nüüd on kõik nagu tead, kuidas ma saan sulle mingisugust vorsti pakkuda, et sina saad mulle vorsti vastu pakkuda. See vorsti vastu ei ole nagu see ei ole minu jaoks nagu, nagu põnev, eks ole. Ja ma arvan, et me sama palju ütleme loomulikumalt seda elu võtta, kui me ei ole nendes süsteemides kinni, mis ilmselgelt ei tööta. No lihtsalt ma vaatan, kuidas head inimesed, armsad inimesed lihtsalt sellepärast ka, et nemad on lootuses midagi muuta, teha head tegelikult, lähevad kuskile süsteemi sisse ja siis süsteem sööb need ära. No kui me näeme seda pealt ja kui me ise oleme tundnud seda oma nahal, siis miks me kordame seda? See on nagu korrata sama viga nagu katkine plaat, eks ole, ikka me saame sellest üle, lükka see nõel juba edasi kuidagi. Ja ma arvan, et see ei ole niisugune küsimus, aga mis on see alternatiiv? Alternatiivid on meie ees, lihtsalt ava oma meeled ja tekita seda momenti, kus sa ei kahtle, aga sa usaldad. See on nii kerge ta on. Ja kui sa suudad selle vaikusmomendi leida iseendas, tuua ennast kohale ja öelda inimesele, kes on sinna kõrval, et tule minuga. Ja sa ei kahetse. See on, mida ma tegin. Ja mul on üks fantastiline sõber, kes on tõesti üks ütleme minu jaoks nagu otseses mõttes elupäästja, eks ole. Ma võin talle öelda elu lõpuni tänu, et tema kutsus mind täpselt niimoodi, ütle, tule minuga. Sa ei saa aru senini, kui sa tuled minuga. Ma läksin temaga, usaldasin. Ma olen elu lõpuni tänulik sellele ühele inimesele, kes on tegelikult avanud mulle niisuguse maailma ja see
ei ole minu naine. Aga ta algas, see rännak algas minu naisest, kui ma otsisin tegelikult niisugust asja, mis võib olla väga niisuguses, ütleme, madalas momendis minu elus. Näitas mulle mingisuguse väikest niisugust valguskiirt. Ma läksin selle valguskiire järgi ja sealt see kiir hakkas avanema ja tuleb välja, et siis tuli üks teine kiir, 3., 4., 5. ja nüüd ma olen tegelikult selles olukorras, kus mul on isegi üks projekt, mille nimi on Bright and Black. ja see on üks filosoofiliselt, see on üks fantastiline arusaamine elust, sellepärast, et me kõik tuleme sellest ajatust kohast, eks ole, sellest ruumist, eks ole, mis on põhiliselt neutraalne, seal ei ole valgust, seal ei ole tumest, see on ajatu koht. Ja see energia viil, mis sealt välja tuleb, on tegelikult sina. Aga ta tuleb sellest tervikust. Ja täpselt nagu planeet Maa on väga unikaalne. Ta ei ole, seal on sarnaseid võib-olla kuskil teistes tähesüsteemides ja väga kaugel ja me kõik otsime binoklitega, kus on see teine meie. Aga tegelikult meid on ainult üks. Ja seal on võib-olla isegi teisi olendeid ja kõik, aga me ei näe neid sellepärast, et tegelikult me vibreerime ainult selles meie. Ja see on see kontroll. Kui me laseme sellest kontrollist lahti, siis meil tuleb see brightness. See on see, inglise keeles on geniaalne tähendus sellele sõnale, sellepärast, et bright ei tähenda ainult hele, aga ta on ka, ta on nagu mõistuses mitte valgustunud ainult, aga ta on tark. Et see brightness tegelikult on mingisugune tarkuselement. Teadlikkus, just. Teadlikkus, mis tuleb sellest võimest näha ja mitte läbi silmade, aga läbi tunnete. Ja kui sa oskad läbi tunnete näha, siis tunne on kõik. Ja tegelikult meie Meelte videviku slogan sellel aastal ongi, et tunne on kõik. Sellepärast, et kuidas sa tajud juba seda tunnet, eks ole, ongi see asi, mis otsustab. Kõik. Ta otsustab absoluutselt viimseni iga asja. Ja ma rääkisin siin hiljuti ühe mingisuguse ka ühe geniaalse tegelasega, minu naaber Madis Liigemaa on ta nimi, filmitegija. Ja ta ütles, et jah, ikka eestlastel on vaja, et meil oleks niisugune ühine vaenlane, eks. Aga tegelikult meil ei ole seda ühist vaenlast vaja, meil on tegelikult vaja olla meie poolt. Aga kuidas me saame meie poolt olla, kui me ei tea, kes meie oleme? Et alustame seda protsessi, teadvustamisprotsessi iseendaga, kes olen mina? Kes olen see? Kes ma olen? ja kui sa hakkad seda küsimust, siis sa leiad selle vastuse ka. Aga esialgu sa pead küsima seda küsimust. Väga paljud ei tee seda.
Sellest, et suhestavad ikka mingisuguse nimega ja mingisuguse, nii nagu sa küsisid minu käest, eks ole, see oli geniaalne küsimus tegelikult ja ma nii tänan sind selle eest. Sellepärast, et sa avasid, see on see võti. Kui sul on üks kaaslane, kes küsib sinu käest ühe küsimuse, mis paneb sind tõesti nagu sellesse seisundisse, kus sa pead tegelikult leidma selle kõige puhtama osa iseendast, siis sa tegelikult siis tabad seda päris sind. Ja sa tegid seda täna minuga. Sellest me räägime terve aeg. Ja nagu sa näed, ma nagu räägin iseendale tegelikult kõikidele ja ma kuulen ennast ja ma saan endast paremini aru ja ma tegelikult sisestan endale uut programmi. Äge. ja see on see mantreerimine, mis tegelikult meie kultuuris on, mis on regilaul, eks ole. Regilaul on pidevalt, sa tõmbad sisse seda värki, mis tegelikult sa tahad tekitada. Et võib-olla liigume edasi sellest kurbusest ja hakkame mantreerima juba seda regit, mis on juba see õnnelots, eks ole, mitte see kannatamislots. Mulle isegi meeldib selline sõnum, et selline puhas teadus on vägi ja rõõm. Just. Ja ma arvan, et vaata, ma jumaldan tegelikult niisugusi inimesi nagu meie pärimusmuusika tegelased, Mari Kalkun, siis meie need armsad tüdrukud Duo Ruut näiteks, Maarja Nuut, siis on igasugused teised siin, kes tõesti kuidagi kannavad mingisugust täielikku teadlikkuse tooni oma muusikas, puhtust. Ja isegi vaata 5 minused on absoluutselt teistsugused peale puuluupi. Isegi nende tegevus on teistsugune, tähendab sellepärast, et need said selle vürfi kätte, mis on tegelikult see ehedus. Ja see ehedus ei ole ainult see, tead, isekus küünarnakid väljast, tead niimoodi, ei, kuule, jõu. aga see on autentsus, jah. Ja need on nii fantastilised poisid, tõesti, mul on peale eelmist meelte videoga, mul on mingisugune absoluutne niisugune kaaslust, mida ma tunnen, mida ma oman nendega, sellepärast, et see ei ole niimoodi, tead, austus on üks niisugune imelik sõna, sellepärast, et ma austan, on mingisugune hinnang. Et see on, vaata, ma ei taha hinnangut head ega halba anda, aga ma sellest, et see on juba nagu tead, et see sobib mulle või see ei sobi mulle. Aga kui ei ole neutraalne. Jaa, aga kui sa oled kaasas, siis sa oled üle sellest sobivusest, sa ei ole nagu, ma austan sind, see on juba teistmoodi nagu tajumine, see on teistmoodi tajumine. Aga kui ma näen, et küll, tead, ma olen koos sinuga, see on midagi teist, eks ole. Ja ma tahan sinna kohta viia inimesi.
Sest et ma olin ka jubedalt hinnanguid täis. See on hea, see on halb, see on siit. Millal see oli? No siis, kui ma Ameerikas olin ja isegi kui ma siia tulin, ma olin nii materiaalne, ma olin terve aeg, et kuidas peab olema, mis on õige, mis on vale. Vaata, mis toimub seal, see on hullumeelne tegelikult. see on nagu tead, aga see peab toimuma. Jumal tänatud, et tõmbavad selle ämbri endale ka elada. Sellest, et vaata, seal on üks, põhiliselt vaata, erinevad kultuurid, erinevad viisi, kuidas need haskeldavad selleks. Venelased on paratama, et see on juba niisugune, tead, need on juba alla andnud juba tükk aega tagasi, on lihtsalt aktsepteerinud, et keegi peab lihtsalt neid seal piitsutama, eks ole. Ameeriklased ei ole sellega nagu veel mitte ainult nagu kogenud veel seda, sellepärast, et nemad on alati olnud kuidagi moodi olnud selle illusiooni all, et need on vabad. Jah. Et need on elanud tegelikult selle värgiga, et me oleme isekad, vabad, me oleme, tead, me seisame millegi eest, aga tegelikult see on kõik üks niisugune näitemäng olnud. Ja seal on jõhkrus küllaltki sarnane tegelikult venelastele. Väga sarnased kultuurid, sellest need vihkavad üksteist. Sellepärast, et tegelikult seal ei ole niisugust kultuurituumikut, eks ole. Siin ma näen, meil on täielikult oma taip, oma kultuurivärk, see on nagu omaette niisugune maailm, sellest ma tahangi pakkuda seda ülejäänud nagu päästerõngast võib-olla nagu venelastele ja ameeriklastele ka, sellest, et nendel tasuks ära. Aga enne ei saa, kui nendel on see ämber kaela tõmmatud, eks ole. Sellepärast, et need peavad tundma seda nagu paanikat, eks ole, tead, mis me oleme, eks ole, sellepärast, et nendel ei ole seda identiteedikriisi tegelikult veel olnud. Kas see võiks ka olla nagu selline üks osa sellest kogu mängu ärkamisest, et on peangi sellest pasaugust läbi käima, et, just. et lõpuks ärgata. Täielikult, jah. Ma tegelikult ju ärkan illusioonist. Ja. Et oled ju nõus, eks? Vaata, eurooplased on juba nagu seda läbi kogenud. Isegi ei tooks eurooplased, siis ma tegelikult tooksin sisse Skandinaavia. Ja. Et kui mina nagu tajun maailma, siis ma ütleks, et Skandinaavia on üks kõrgema sagedusega piirkond üldse. Põhjamaad. Seal on üldse, vaata, kui me räägime sellest mitoloogiast ja kõik see maailma loomisest ja tervest sellest muna ideest, eks see on ikka, see ei ole nagu see on õigus, see ei ole Euroopa mõtlemine, aga lihtsalt kuna me oleme selle Euroopa Liidu ja terve selle värgi modernses konteksti osa, ta eristub tõesti see põhjamaine lähenemine elus on teistsugune, aga samas kõik need riigid, kes on omandanud seda hea olu ideed on nii ära uppunud sinna, et põhiliselt seal on kaks kohta, mis kuidagi moodi ei ole sõltuvad rahale. See on Eesti ja Island. Island sellepärast on saar, need peavad ise kõik tegema. Need saavad ilma rahata ka hakkama. Ja eestlased tegelikult need ei ole küllaltki kaua olnud selles rahalembuses, et tegelikult olla sõltuvad veel. Seal on küllaltki seda minevikku, mis on, et me peame kuidagi ise hakkama saama. Ja see on ainukene päästev moment tegelikult. Ja ma arvan, et vaata, soomlased väga sarnane kultuur, kõik see arusaamine, kõik see Kalevala ja kõik see, aga see on mitoloogia nende jaoks, see ei ole reaalne. See ei ole asi,
mis tegelikult ta tõmbab läbi Sibeliuse muusika mingisuguse joone lahti seal, aga tegelikult need ikka lähevad ikka selle rahamajanduse, selle enesekaitse, need venelased ka nüüd nagu nende vaenlasteks jälle muutunud, eks ole. et nendel on nagu see, mis hoiab, aga seal ei ole nagu tõesti seda arusaamist kultuuriliselt, eks ole, et seal on midagi suuremat, ägedamat, põnevamat tõesti, et nemad individuaalselt ise on universum iseenda ette ja tegelikult kuidas see iseenda ette arusaamise taipamine tegelikult on kantud läbi kõikide nende naabrite ja teiste, kes on sinu ümbruskonnas ja kuidas see tegelikult moodustab ühte energeetilist välja, eks ole. Seda tegelikult ei ole. See siin ja Lätis veel kuidagi läbi laulupidude me hoiame seda niimoodi ja ma arvan, et see on palju tähtsam maailma kontekstis, kui me kõik arvame. See on palju tähtsam. See on isegi võib-olla isegi see päästerõngas tegelikult, millest ma räägin. Aga kui äkki see ongi see sama, et teeme ära? Jah, teeme ära. Et see sama, et nagu puhastasime maailma, eks? Ja. Et see, mida ka sina teed, eks? Et võib-olla võtaks nagu mingid laengud üldse ära ja et mis oli ja mis ei olnud, et lihtsalt teeme ära. Ja. Et sellest puhtast kohast lihtsalt lähme ja teeme ära. Just. Sest ma olen, see, mida sa räägid, ma olen täiesti, me oleme ühenduses, eks? Et ma näen samamoodi. Et võib-olla ei keskenduksegi sellega, et mis ümberringi on, vaid lihtsalt teeme ära. Just. Selles kohalolus. Ja, täpselt. Ja mitte nagu hakata mingisugust, keegi küsis minu käest hiljuti eelmine aasta, et kuule, teeme business plaani, siis ma joonistasin talle ühe pildi. See on minu business plaan. Mis seal pildidel oli? Aga ma isegi näitaks sulle, see on niisugune geomeetriline kuju, aga tegelikult see, kui sa tajud juba selle pildi resonantsi, siis tegelikult sa tead, kuhu me lähme. Ja see on üks asi, mis tegelikult vaata igasugused need sümbolid, mis on looduses kutsutud nagu sakraalgeomeetriaks. Me elame ju põhiliselt geomeetrias. See terve värk on üks kui me võtaksime tervet seda asja, mida me hingame, tajume, joome, näeme, kuulame, kõiki nagu püha sakramenti, eks ole, see on kõik üks jube äge värk. Aga me peame siis muutma oma arusaamist iseendast. Tegelikult see itaallane, kes leiutas mikroprotsessori, esimese microchipi, eks ole. Tema ütles praegu, et kui meie ei muuda enda suhtumise iseendaga, siis tehisintelligents valutab meid. Meie oleme tegelikult tehisintelligentsi loojad. Peegeldus meie teadusest. Ja see on meie evolutsiooni osa. Me peame täielikult endaks võtma selle, mitte niimoodi nagu mingisugused pabistajad, eks ole, et mõtleme, et oi, see on jube õudne, kuidas me, ei, see on ju meie poolt, kõik on tekitatud. See on ju meie osa. Ja meil on niisugune mängija, mängur tähendab selle meie lavale kerkinud, et jumal hoidku, et ta on niisugune nagu ta võib olla täitsalt nagu kaardis, see Joker, eks ole, oleneb, kuidas sa kasutad. Just, millise küsimuse esitad? Just. Ja ma arvan, et see on vaata, ma eile ma sain ühe inimesega kokku, kes
töötab krematooriumis, eks ole. Ta ütles mulle, et tead, keegi küsi meid, millal me siia tuleme, keegi küsi, millal me läheme, eks ole. Ja see ongi nagu terve selle asja iva. Et ole hetkes. Ja kui sa saad aru, et see hetk ongi sinu energeetika, siis viimistle seda, ole nii peenis endaga, et sa saad juhtida ennast ja oma energeetikat ja kõiki neid linde ja kõiki neid hoovusi, neid tuuli, tähendab, see on väga põlisrahvalik arusaamine elust. Et see kõik on nii refineeritud. Seal ei ole niisugust asja, et kuule nüüd võtame siit, teeme seda. See on võhiklik, eks ole. Lihtsalt tunneta. Ja kui sa tõesti saad selle koha kätte, siis sa lendad. Tegelikult seal ei ole mitte midagi, mis takistab sinu lendu. Sellepärast, et sina isiklikult oled ainult sina selle võimekuse meister. Kas sa tahad sinna minna, kus loomad, lapsed ja loodus elab, või kas sa eraldad ennast sellest? See on sinu valik. Väga ilus. Kuidagi selline küsimus tuleb sulle, et mis on sinu hinge soundtrack? Kus oled ise endaga ja ta mängib? See soundtrack on minu jaoks tegelikult, kui sa tahad, see on tegelikult minu oma muusika. Minu oma muusika. Sellepärast, et see ei saa kellegi teise muusika olla. No, kui kedagi Eesti ei ole, siis kuidas saab üldse kellegi teise muusika? ja täpselt nii, nagu tegelikult ma arvan, sinul on ka. Täpselt, sul on oma toon ja oma kõla ja see on üks koht, mis tegelikult kohe, kui sina hakkad ümisema, eks ole, sa leiad selle tooni iseendas üles. Ja sealt hakkab peale tegelikult üks fantastiline sümfoonia. Või üks geniaalne laul, või üks võrratu ooper. ja vaata, need artistid, näiteks nagu Freddie Mercury, ega nemad terve aeg omasid seda, kuidas me teda mäletame, eks ole. Aga väga paljud ei tahtnud, et ta oleks täpselt see, mis ta on, eks ole. Ja ta pidi loobuma kontraktidest, manageridest, õpetajatest, igasugustest inimestest, kes ütlesid, ei, see ei sobi, noh, kas sa tahad olla edukas? Ja võt, need mehed on minu jumalad, minu eeskujud, minu eestvedajad tegelikult, sellepärast, et need suutsid olla teistsugused. Ja teistsugused mitte sellepärast, et need lihtsalt näidata, et ma olen ei, see on juba nagu, see on üks teine koht. See on, kus ego ütleb, et kuule, nüüd ma näitan nendele. Aga see oli paratamatult, ta ei saanud teistmoodi olla. Sa mainisid ka, et paradiis ei ole kuskil seal, et tegelikult paradiis on ju siin ja kas ma siis kohalolus näen seda või mitte, eks. Kuidas sina näed ego vaba reaalsust? Mis asi on see uus reaalsus, mida kuu märkame?
no vaata, ego on kõige parem sinu sõber tegelikult, kui sa oskad teda konsulteerida nagu tehisintelligentsi, eks. ja ta on tegelikult antud meile nagu meie oma tehisintelligents. Arengupartner. Jah. Aga kui sa lihtsalt annad talle kõik ohjad kätte ja teed temast pealiku, eks ole, siis tegelikult ta sõidab ära sellega. Sellepärast me räägimegi niimoodi, et kuule, ta sõitis ära. Katus sõitis ära. Ma ei tea, mis juhtus temaga. Aga ei võtta vastutust ise enda eest, või ta annab ohjad üle, eks? Ja ta tahab ennast põhiliselt tunda täisliku olendina ise. Mina ise? Ja, et mina Kristjan Järvi hakkan nüüd siin õpetama, rääkima kõikidele, kuidas asi on ja ei ole. See on tegelikult üks väga väiklane tegu. Ma võin jagada kogemusi, ma võin rääkida, kas juba sulle meeldib see, kas minu kus on umbes niimoodi, kui ma kutsun oma peole, eks ole. Sul võib minu pidu meeldida või mitte meeldida, aga ma ei tohi sind sundida, tähendab, eks ole. Aga kui ma teen selle nii ägedaks, et sa tahad jääda igavesti sinna peole, eks ole, siis me juba räägime ühest teisest kohast ja see on puhtus. Sellepärast, et üleüldine see kahtlus tuleb mingisugusest hirmust, mis juba kallutab sind sinna pugemise poole, saamise poole, võtmise nagu selle, kuidagi moodi. Sa lihtsalt tunned ära sellega. See on kaks erinevat, nagu see on, siin hargneb tee. ja ma arvan, et kui me oma peensuses selle kätte saame, selle momendi ja selle koha, kus tõesti sa tunned, et vau, kuule, okei, teeme selle asja ära, nagu sa ütlesid. Siis see ei tule mingisugusest teisest kohast peale lihtsalt andvuse. Sa annad ennast vabalt ja sa ei küsi küsimusi. Ja see on usaldus 100%. Ja mitte niisugust, et kuule, tead, ma usaldan, aga ma siis ka natukene kontrollin. Ei, seal ei ole niisugust asja olemas. Kui sa pead kontrollima, siis sa ei usalda. Mine metsa ja ole seal üksi ja leia see koht, kus sa saad usaldada. Siis hakkame tegema. Ja siis me koristame terve selle maailma ära, siis me koristame iseenda ära, siis tegelikult me loome selle puhtuse, mitte sellepärast, et me peame, me ei tee seda kellegi teise jaoks, me teeme seda lihtsalt sellepärast, et meil on hea olla. Ja me oleme nii õnnelikud selle üle, tegelikult me tekitame seda õnnelat. Õnnela. Ja ma arvan, et Eesti võiks olla see õnnela. Ilus nimi. Eks. Õnnela. Jah. Ja õ-täht on väga huvitav sellepärast, et kõik need igasugused täpid ja jooned ja väiksed usikesed, need tegelikult on need silmad ja teispoolsuselt vaatavad meile otsa, kus me kääname neid asju, eks ole. Ei ole aga on öö ja tegelikult see on kõik üks näitemäng ja see on fantastiline koht ja lihtsalt nautige seda värki, mis on tegelikult nii geniaalne ja mina tegelikult ütleks, et vägi sinu sees ongi see äratundmisrõõm, kus sa tegelikult tunned ennast ära. Sa oled rahus, rõõmus, kerguses, sa hõljud seal ja
ja see ei tähenda, et sa oled pilves kuskil, sa oled täielikult kohal. Sa oled täielikult siin nüüd ja praegu. Ja tegelikult ma olen nii tänulik sulle. Ma mõtlen sulle tõesti, et see vestlus sinuga, see oli nagu mingisugune teraapia minule isale endale. Ausalt. Et aitäh, Raivo. Aitäh sulle. Siin lõpus veel, ma ütlen, et see kuulamine, see ongi nagu see puhas teadus räägib siin, on mul samamoodi täpselt nagu hingepalsam olnud. Ja sellepärast ma ei olegi nagu väga nagu küsinud, et ma lihtsalt kuulan seda imelist sümfooniat, mis praegu hetkes toimub. Ja ma näen, et me mõlemad olemegi selle elu dirigendid siin praegu. Sul on tulemas üks äge kontsert. 16. Alexelas, mul on see Bright and Black, ma natukene rääkisin sellest. Ja see on niisuguse rohkem metalli muusika, ütleme, lähenemisega kontsert, aga tegelikult mis metall tähendab, et see ei tähendab niisugune heavy, kus kõik ainult karjuvad ja kisavad, aga tegelikult see on väga lüüriline. Seal on väga palju täpselt seda haavatuskohta, eks ole, mida me näitame ja tegelikult jagame üksteisega. Täpselt nii nagu Rammsteini kontsertil, seal ei ole terve aeg mingisugust tumedust, aga et aru saada seda hingeheledust ja seda vervendust, mis on tegelikult meie elu, meie peame ka konteksti panema, kus kohast meie kõige suuremad väljakutsed tulevad ja need tulevad tegelikult meie hirmudest. Ja meie hirmud ongi tegelikult need asjad, mida me peaksime ületama. Ja me peame kollektiivselt seda ületama, individuaalselt ja kollektiivselt. Ja see jagamine praegu, mis me omame, on sarnane sellele kontsertile. Ma olen väga palju erinevat pooli näitunud siin iseendast, eks ole, jutustanud. Täpselt nii nagu muusikas me jutustame oma kogemustest selle arusaamisega, et tegelikult see on üks teekond ja see teekond on sinna heleduse, valguse, selle teadlikkuse poole. Ja ma kutsun kõiki sinna sellele kontsertile, mis on 16. mail Alexelas ja siis 16. mai. 16. mai. 16. mai, jah. 16. mai Alexelas. Ja see on minu bändiga Nordic Pulse põhiliselt, seal ei ole midagi, millega me veel nagu kaasa mängime, sellepärast, et vaata põhiliselt metallmuusika on tavaline värk, mis on suhestatud alati mingisuguse kitarridega ja trummidega ja niisugused andmisega, eks ole, panemisega. Aga samas meie bänd, mis seekord on minu orkester Nordic Pulse, on üldse ühe niisuguse uue ajastu pulss tegelikult. Üks asi, mis toob uue taipamise mõtteviisi tunnetuse sellele asjale, mis tavaliselt on juba stereotüüpiliselt nagu ära märgistatud meile nagu mingisuguseks asjaks. Ja see Eika Topinen, kes on meie nagu niisugune feature seal, tema on see cello solist, eks ole, nii nagu tavalise klassikalisel kontsertil oleks solist meil, aga tema on niisugune kaastegev feature, eks ole, ja see projekt on kokku pandud, miks ma Rammsteini nimetan, on Rammsteini pikaajaline produtsent Jakob Helner on tegelikult selle terve projekti nagu välja mõelnud ja kokku pannud. Et kui te ei ole seda projekti veel näinud, siis tulge ja olge meiega seal koos selle väga erilisel show'l, ma peaks ütlema niimoodi, sellest, et see on tõesti rohkem nagu etendus kui kontsert. Ja siis meil on igasuguseid teisi huvitavaid asju ka tulemas. Juuli 18 tegelikult meil on
Arvo Pärdi Peeglis, niisugune kontsert, uus projekt absoluutselt Pärnu kontserti majas juuli 18, et see on just seesama temaatika teisest nurgast, mitte see Bright and Black, aga nüüd on juba Pärdi Peeglis. Aga tegelikult see on seesama, aga hoopis teise nurga alt, see on teine sisenemiskoht samasse kohta. Ja siis muidugi Meeltevidevik, mis on 19. august 20. vastu Jõelähtmes. Me oleme nüüd otsustanud ära, kus kohas me teeme seda ja sellel aastal saab olema vägev loodus, mis ümbritseb meid, kus on meri, isegi väike mägi, palju metsa, fantastilises kohas, mille nime on Taju talu Jõelähtmes. Et see on 30 minutit Tallinnast. Väga paljud, kes on käinud Meeltevidevikul minevikus, on ikka seal Lõuna-Eesti elanikud olnud ja nüüd me pakume seda siin põhja poole ka natukene, et see on nagu midagi teist. Kas selle kohta on kuskil mingi info ka üleval? Nüüd saab olema nädala pärast. Me praegu lihtsalt kinnitame kõiki neid asju, et 100%, aga põhiliselt meil on juba kõik need plakatid ja värgid valmis, me peame lihtsalt vaatama nupu peale, et need käiku panna. See on samamoodi, et õhtul hakkab pihta ja terve öö läbi kestab? Jah, see hakkab isegi natukene varem, et me teeksime rohkem perekondade ja laste ütleme keskseks selle terve ürituse. See on väga tähtis, et inimesed tõesti näeksid seda ühendusena, mitte niisuguse labrakaks tegelikult nagu need ülejäänud kommertsüritused on, sellepärast et see on umbes nagu iidne laulupidu, ütleme niimoodi. Seal ei ole nagu seda, see on pidu, aga see on pidu, kus me tähistame üksteist. Ja see on niisugune teine väärikus juures asjal. Ja ka tead, paneme pidu, aga paneme pidu niimoodi, et meil ei ole põgenemine eesmärk, aga tegelikult täielik kohalolu eesmärk. Ühendus. Jah. Suur tänu sulle. Kas sul äkki lõpul mingi sõnum anda? Sõnum on ainult see, et usalda. 100% usalda. Isegi kui see tundub raske olema. Tea seda, et elu on nii geniaalne. Ta on üks asi, mitte mida meie elame, aga mida me tekitame. Ja see kõik oleneb, mis ilma sa tood sellele. Usalda seda, mis sa tood, usalda ennast ja vaatamata kõigile meie kõige suurem varandus on meie kooslus ja meie oleme üksteisele seal igavesti. Kui me tunnetame seda ja tõesti paneme seda praktikasse, siis meil ei ole mitte midagi karta. Ilus. Kui sina ka näiteks oled täna selles kohas, et ei usalda veel, ei ole selles lubamises ja usud, et sa pead kõigega ise hakkama saama, siis on võimalus tegelikult tulla ka minu juurde näiteks nõustamisele. Et see on www.raivojohanson.ee/nõustamine. Et võib-olla samamoodi sellises teraapia vormis lahti rääkida sees selle tegeliku olemuse, mis tahab sulle nähtavaks tulla. Ja selle läbi usalduse, nagu Kristjan rääkis, selle läbi lubamise tegelikult see kõik tärkabki ja hakkame nägema seda, nagu Kristjan ütleski, et see paradiis ei ole mitte seal, vaid see on siin juba nüüd. Aitäh sulle, Kristjan, selle imelise vestluse eest ja selle ühenduse eest. Suur tänu, aitäh. Kohalolus. Ja võib-olla viimane värk, mida ma tahan öelda, et ole see ehe, mis kaunistab maailma. Väga hea. Aitäh teile.